Loomulikult tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen nagu ikka Kaia-Liisa Reinut. Ja täna mul on ülim hea meel teatada teile, et ma olen saanud valmis ühe seminari, mis on minu jaoks ja ma usun ka paljude teiste jaoks, võib-olla kõikide jaoks, kõige põnevam teema praegusel hetkel üldse, et mõista seda maailma, kus me elame. Ja selleks teemaks on, ja see seminar on pealkirjaga Teisel pool Antarktika jääseina. Ma ütlesin, ülipõnev teema. Ja see seminar saab olema mitmeosaline, sest see on väga suur materjal tegelikult, mida läbi käia. Ja ma ei tea tegelikult, mitu osa sellest tuleb, aga ülivalt põnev ja lisaks kõigele muule räägib see seminar ka ühest mehest, kes seal on käinud ja seal perekonna loonud seal teisel pool Antarktika jääseina. Ja me räägime ka paljudest erinevatest maailmadest, mida sealt võib leida, kus igaüks on oma taevalaatuse ehk läbimatu kristallilise kupli all ja nad moodustavad nagu ühe terviku, ühe reaalsuse. Ja me räägime sellel seminaril siis kõikidest nendest asjadest, muuhulgas ka seda, et mis on Antarktika üldse. Mis on üks salajane raamat nimega Sheki, mida see sisaldab, sest see mees, kes on seal käinud, tema on seda raamatut näinud ja ta räägib ka sellest, mis seal raamatus kirjas on. Me räägime sellest, kuidas inimkonda on nii-öelda kustutatud ja taaskäivitatud ja mismoodi ja mis põhjustel. Ja sest nimelt seda ei ole tehtud mitte üks kord, seda on tehtud korduvalt. Me räägime ka sellest sõjast, mis käis teisel pool jääseina meie pärast, ehk siis selleks, et valitseda inimkonna üle. Ja me räägime sellistest rassidest nagu custodians ehk siis hooldajad või eestkostjad, kes nad on, miks nad on, mida nad teevad ja ka sellistest rassidest nagu hiiglaste rass ehk anakimid. Ja muuhulgas loomulikult ka kogu sellest inimkonna tegelikust vägevusest ja tõelisest olemusest. Ja me puudutame ka sellist teemat nagu inimkonna haiguste tegelik olemus ja eluea kunstlik lühendamine, et see on tehtud, need on kõik need teemad, mida on meie peal läbi viidud ja mida me praegu oma eludega kogeme. Ja räägime muidugi ka sellega seoses inimkonna algsest päritolust. Ja räägime, nagu ütlesin, nendest erinevatest maailmadest, kuplitest, mis on teisel pool Antarktika jääseina ja nagu ma ütlesin, mis moodustavad tegelikult ühe terviku sellise reaalsuse. Ja räägime ka vägevast Tartaariast ja ka suurekasvuliste inimeste ajaloost. Nagu me teame, siis Tartaaria on olnud üks väga suur ala meile teadaoleval maal ja Tartaaria kõik ehitised, mis on alles jäänud või alles jäetud või juhuslikult alles jäänud, ma ei tea, nendel on kõigil ju väga suured, see on näha, et see on loodud väga suurtele inimestele, meeletult suured uksed, kõrged laed, et see ei ole lihtsalt niisama, et tol ajal oli kombeks seda teha. Me räägime sellisest maast, mis on teisel pool Antarktika jääseina nagu esivanemate vabariik. Me räägime tuntud maade manipuleerimisest ehk siis meie maa manipuleerimisest ja me räägime ka plaanist inimkonna päästmiseks. Ja selle päästmise üks osa on inimkonna vaimne harimine, mida on tegelikult tehtud mitusada aastat juba. Ja me räägime viimasest suurest plaanist inimkonna jaoks või inimkonna hüvanguks. Nii et see on vaid üks osa sellest seminarist, vaid üks osa. Ja see tõenäoliselt koosneb siis mitmest erinevast seminarist, sest ühe sisse see kogu materjal ei mahu, aga siis on veel sealt edasi nii-öelda sügavuti minev informatsioon, et sellest kõigest me räägime siis seminaridel. Ja nagu ikka, saab minu seminari tellida minu kodulehelt
www.kaialisa.com/internetiseminarid ja selle seminari pealkiri on teisel pool Antarktika jääseina. Et sellised põnevad lood ja mul on tõesti ülihuvitav seda materjali kokku panna, seda ise nagu läbi seedida, mõista. Kõik läheb nii loogiliselt kokku, kogu see asi ja eks see ükskord on aeg, kus seda ka kõik peavad teadma ja kuulma, kui inimkond on valmis selle informatsiooni vastuvõtmiseks. Nii et selline lugu täna ja kohtume taas kellega seminaril, kellega järgmistes Valguse kanali videotes ja kellega võib-olla minu kodulehel, kellega minu Facebooki ametlikul lehel pealkirjaga Kaia-Liisa sisemise tarkuse kool. Et mul on palju erinevaid seminare, kursusi, mis on kõik mõeldud selleks, et aidata inimkonda edasi. Kohtumiseni.